Tere, mina olen August Kull ja oma suurema osa teadlikust tööelust olen veetud mööblitööstuses ja mööblitööstuse sektoris. Olen olnud ütleme nii tööline, insener, ettevõtja, kui ka täna olen ütleme konsultant, kes konsulteerin enamuses selle sektori ettevõtte. Täna on ütleme meie ettevõtte nimi on Brain Team ehk ajutrust, kes ongi nagu ühendab ütleme mitte ainult ettevõtlike, aga ettevõtlike ja tarkade inimeste kogum, kes teisi aitavad saada paremaks. Ettevõtte nimega AS Tuulemaa, mille ma lõin kunagi koos oma ülikoolikaaslasest Margus Proosiga, et ta sündis peaaegu samal ajal kui Eesti Kroon. Ja see oli selline muudatuste ja murrangute aeg, et enne seda ma töötasin Vineeri mööblikombinaadis ja seal lihtsalt jäi nagu kitsaks. Kitsaks oli ka selles mõttes, et need muutused, mis seal läbi viidi, siis nad olid liiga aeglased ja nad ei andnud mul nagu võimalust kõike seda teha, mida ma tahtsin. Võib ütelda nii ka tähendab ja sealt tuleneski, et hakkasin proovima ja tundus, et kõikidele nagu meeldis vähemalt sõpradele ja nad andsid innustust, et miks see oma ettevõtet ei loo. Ja nii see algas. Ettevõtja tervikuna kõik arvad, et ettevõtja kõige suurem omadus on tarkus. Ma arvan, et ettevõtja peab olema tark tegemast otsuseid, aga kõige tähtsam on teha otsuseid. Teha otsuseid ja kiireid otsuseid, eriti kiiresti muutuvates majanduskeskkondades. Ja järjekindlus. Ja võib ka ütelda niimoodi, et konkreetselt minu eduks oli arvatavasti see, et ma suutsin nagu võtta lubadusi, nii et lubadusi täita, tähendab just oma klientide ja ka kolleegide ees. Et pikas perspektiivis see kindlasti tuleb edu. Põhikooli lõpetanuna tahtsin ma tulla linna kindlasti õppima ja oli 3 võimalust, kas minna keskkooli, siis minna mingis nimetatud instituuti nagu või kutsekooli. Tegelikult tahtsin ma arhitektiks õppida, aga eks ta natukene oli ka, et teine sünd oli, et ütleme, et puutööd, meil oli hästi tugev puutöö Kallakuga põhikool ja see andis nagu ka armastuse selle eriala vastu tervikuna. Ja ma siiamaani ei ole seda kahetsenud, kuigi ütleme niimoodi, et teatud määral on olnud raskem murda kutsekooli haridusega läbi just eelkõige kõrgkooli tasemel. Kutsekoolis on ju põhieesmärk on anda kutseharidus. Kutsehariduse kõrval sa saad ka keskhariduse. Kui keskkooli lõpetajad õppisid kõik need tunnid põhiaineid, siis mina pidin õppima selgeks selle sama aja jooksul nii tööalased oskused kui ka põhiaineid. Ehk millegi pealt pidi maksma lõivu. Ettevõtja perspektiiv, ütleme selline ettevõtjaks saamine on ju tegelikult meeletu töö, sa teed tööd 24 tundi päevas, võib ütelda niimoodi ja 7 päeva nädalas. Ja teine asi, sa pead tegema kõike nagu suhteliselt säästlikult, kokkuhoidlikult, sa pead väga palju ise ära tegema. Sa ei saa ainult võtta endale sekretäri autojuhi ja alustada sellest ettevõtlust. Ehk tegelikult kutseoskused aitasid mind väga palju juhtida paremini ja efektiivsemalt neid protsesse, mis meil esialgu olid. Ja sellest tulenevalt oligi, et kui ettevõte kasvas, siis oli mul vaja juba uusi oskusi ja siis kui inimesel vaja juhtida, siis ma läksin juba õppima Tartu Ülikooli. Kui sa lõpetad kutsekooli, ei tähenda sa seda, et sa jäädki nagu töölise seisusesse. Mul on endal palju häid sõpru, kes on lõpetanud ka omal ajal ka kutsekooli, aga täna võib ütelda niimoodi, et nad on lõpetanud ka kõrgharidusega ja on väga juhtivatel positsioonidel. Ütleme niimoodi, et mida ettevõtja müüb, kui ta läheb oma kliendi juurde. Eelkõige ta müüb usaldusväärsust. Mida noorem ettevõte on, seda keerulisem on müüa oma usaldusväärsust või teha selgeks, et ma olen nagu tõesti professionaal, keda võiks usaldada teiste ettevõtete kõrval. Ja siin kindlasti tuleb kasuks sinu ametialased oskused. Vastus on see, et
ma ei tea, kas alati kutsekooli, aga kindlasti see, mida sa teed, sa pead seda ala tundma. Kindlasti on üks koht, kus seda õpetatakse, on kutsekoolid. Et olla professionaalsem, selleks on vaja teadmisi. Eks see mõte mul oli tegelikult juba küpses juba kutsekooli lõpu aastal, et minna edasi just selles suhtes, et mind huvitas natuke rohkem saada teada sellelt erialalt ja see, mida ütleme, et haridus ju tegelikult, mis ta annab sulle vabaduse teha oma valikuid. Ja valik on ka sul ju see, et kas sa oled töötaja või inseneri staadiumis, et tähendab, keegi keelab mind ka inseneri haridusega olla, ütleme, ka tööline. Et selle vabaduse pärast kindlasti. Jah, ma võin ütelda, et kui sul on olemas kõrghariduskogemus ja suhtlus, ütleme, kõrghariduskeskkonnas, siis need inimesed on pahatihti ettevõtlikumad. Nad on julgemad võtmas vastu neid riske. Eelkõige see on kinni inimese ettevõtlikkusest. Sellest soovist võtta endale nii vastutust ja vastutus ka tegelikult oma perekonna ees, kui sul just perekond on, et sa ju ja nende inimeste eest, kelle sa endale tööle võtad. Ja see ongi, ma arvan, eelkõige vastutuse küsimus. Julgustan küll ja julgustan ikkagi eelkõige, ütleme niimoodi, et me kõik peame tunnetama enda kohta. Väga selge ei ole paljudel, kui nad lõpetavad põhikooli, kelleks nad ikkagi tahavad saada. Ja kui sul näiteks meeldib mingi kindel eriala või sa tunned, et sa oled selles saavutanud võib-olla rohkem ja see on sulle meeldima hakanud, siis miks mitte minna ja kutsekeskkooli või kutseõppeasutusse ja saavutada seal, ütleme, paremad teadmised, et tunnetada ära, kas ma tahan oma elu tulevikus siduda selle elukutsega. Ma vaatan neid noori, kes lõpetavad keskkooli, tulevad täna ülikooli, teadmata tegelikult, kelleks nad tahavad saada. Õnnetud inimesed. Ma arvan, mõlemal on omad head ja vead. Mul on olnud õnn olla küllaltki arendavates või arendava palgatöölise rollis, kus ma olen ise kui spetsialist, kui inimene suutnud areneda. Ja selles suhtes ma soovitan ka värskele koolilõpetajale võib-olla minna tugevatesse ettevõtetesse tööle, olla palgatöötaja, et saada neid kogemusi. Et minna siis uuesti, kui see ennast ammendab, et siis sa läheksid ja hakkaksid ettevõtjaks. Pärast, et ettevõtja ilma kogemusteta on ka üks selline natukene riski business. Samas ütleme niimoodi, et täna ma vist enam palgatööliseks ma olen mõelnud, et kui mul oleks väga tugev väljakutse, ma läheksin ka täna võib-olla võiksin olla palgatööl, aga ettevõtjana, mis mind on kogu aeg ahvatlenud, on just see, et ma saan palju kiiremini, palju julgemalt võtta vastu otsuseid, kui ma saaksin seda teha palgatöölisena. Ma julgustan selles suhtes, et tegelikult ma olen pidanud siin konsulteerima paljusid noori ettevõtjaid. Ja ma nii mõnigi on tahtnud visata seda lusikat, nagu öeldakse, nurka, kui esimest korda ei õnnestu või teist korda ei õnnestu. Tegelikult on ettevõtlus üks selline eestlasel sobilik ala juba sellepärast, et öeldakse, et eestlane on selline, kes oma jonni ei jäta. Ehk kui sa ikka teed, kus usud oma asja ja teed seda oma südamest, siis edu tuleb. Tuleb varem või hiljem, see on õnne küsimus, aga ta tuleb, ta ei jää tulemata. Et see on kõigile julgustuseks, aga ärge oodake võib-olla liiga kiireid tulemusi. Ja teine, mis on, ütleme, et just eriti seal algusaastatel ka, et ärge liiga palju pange oma energiat selle peale, et mõelda tuludele. Tehke seda asja südamega ja nagu öeldakse, et ja raha nagu hauku koer, kes tuleb su ukse taha ja haugub, et tuppa saada. Kui sa hakkad mõtlema rahale, siis
pahatihti kaob sus ära selline nagu säde, tähendab, ja see säde on võib-olla selle noore ettevõtja kõige suurem ja kõige tähtsam omadus. Ei, kindlasti ei sobi ja paljud inimesed ei tunnetagi seda ära. Ja ütleme, et isegi kui neil on teinekord õnnefaktor on neid soosinud ja neil on algul olnud läinud, ütleme, küllaltki hästi, siis mingi hetk nad tunnevad, et kas nad jookseb kinni või nad ei tunne ennast õnnelikuna selles rollis. Siis tuleb tõsiselt mõelda sellele, tähendab, et kas siis leida keegi juhiks ja taanduda, ütleme, tegevjuhtimiseks või siis, ütleme, müüa ettevõtte maha ja minna palgatööle. Kindlasti ei sobi, ütlen. Aga öeldakse niimoodi, et eks me peame selle läbi proovima, et ma ei saa ütelda, et sina sobid ja sina ei sobi.